vaatame koos, kuidas siis Elementor Proga ehitada endale Coming Soon veebileht. Ja selleks on erinevaid võimalusi, aga üks võimalus on, et sa lähed siis Elementori all, võtad templates ja lood endale uue template'i. Kui sa vaatad siin Save Templates, kui sa oled siia salvestanud midagi, siis on sul midagi siin sees, aga kui ei ole, siis pole. Ja Add New. Ja siit võiks valida landing page, sellepärast et me ei taha, et seal oleks päist ega jalust ega midagi muud segavat, vaid et oleks üks nii-öelda maandumisleht, kus on ainult üks üleskutse. Paned siia märksõna, mis iganes siis on, kas Coming Soon või kuidas sa iganes seda nimetada tahad, see on sinu enda jaoks siis nimi. Ja nüüd avanebki siis aknas veebiehitaja, kus vasakul pool on moodulid, mida ma saan, ja ma saan ka nullist selle Coming Soon lehe siia ehitada, lisades näiteks pealkirja, tekstimooduli kõrvale video ja nii edasi. Aga üks võimalus on vaadata ka, mis valikud ja template'id on olemas siis Elementoril endal. Kui sa paned siia otsingusse ka Coming Soon, siis siin tulevad erinevad valikuid. Valin siit siis ühe ja sa tead, et neid muudatusi saad sa siin lehel väga hästi teha, kustutades sektsioone või lisades või muutes fonti ja nii edasi. Ja ma ei hakka praegu seda lehte otseselt siin kujundama, aga ma näitan ära, sa võid ise siis siit kõrvalt, kui sa vajutad siin moodulid ülevalt lahti, võid lisada, muuta ja nii edasi, aga ma näitan ära siis võib-olla kõige olulisema mooduli sellel lehel, milleks on siis meiliaadresside kogumine. Ja meiliaadresside kogumisel, see on siis vormi moodul siin, kui ma klikkan siia pliiatsi nupu peale, mis avab mulle selle meiliaadresside kogumise vormi siin vasakul pool, on mul võimalus teha siis 3 erinevas aknas erinevaid muudatusi. Content on see, kus ma saan siis muuta sisuliselt seda moodulit. Style on see, kus ma saan kujundada välimust ehk siis fonti ja nupu tausta värvi ja kõike seda muuta. Ja Advanced all on see, kus ma saan lisada siis erinevaid efekte sellele moodulile juurde. Aga kõige olulisem koht on küsimus on see, et kuhu need meiliaadressid hakkavad tulema, kui sa neid siis oma Coming Soon lehel koguma hakkad. Hetkel on see seadistatud see vorm niimoodi, et need tulevad sulle, ma näitan kohe ka, lähen siit praegu välja pärast endale liigutus uuesti, et kui sa lähed siit Elementori peale ja näed, siin on niisugune koht nagu submissions, ehk siis see on see koht, kuhu hakkavad kogunema need vormi täitnud inimesed ja meiliaadressid. Seda vormi sa saad siis muuta, lisades sinna eesnime näiteks juurde, mis andmeid sa koguda tahad, aga siit sa siis saad sorteerida, et kui sul on erinevad vormid, praegu on näha siis, et selle vormi nimi, mis mul siin näidisena on tehtud, on new form, aga selle vormi nimetuse ise määrad ja seal siis hakkab tulema sulle neid meiliaadresse. Ja lõpuks sa ekspordid nad siis endale CSV failiga alla ja laed üles siis enda meilihaldusprogrammi. Aga sa võid seda teha ka, ma lähen uuesti siia nüüd, loon uuesti liigume, teeme selle sammu läbi. Landing page, Coming Soon, aga sa võid ühendada ära oma veebilehe kohe ka meilihaldusprogrammiga. Meilihaldusprogrammidest võib-olla kõige tuntum on näiteks Eestis Smiley, aga võib-olla MailChimp on ka sinu jaoks tuntud, aga neid on palju erinevaid. Mina ise kasutan sellist meilihaldusprogrammi nagu MailerLite, mis on ka integreeritud Elementoriga, nii et hästi mugav kohe see vorm siin ära seadistada. Ja jällegi liigun selle vormi nupu peale ja siin siis on lisada erinevaid väljasid juurde, add item, kas siis teksti väljasid, kas siis nime näiteks küsides või mida iganes sa siis, kuidas sa selle vormi siin endale üles ehitad. Aga see, kuidas ma saan ühendada ära ta meili haldusprogrammiga, on see, kui ma klikkan siit Action After Submit ja panen siit selle emaili kinni, klikkan siia peale, mõtlen, kas ma selle lisan siit kinni, et ma ei taha selle vormiga sinna submissionsi kodulehe sisse need meiliaadresse koguda, vaid ma tahan kohe koguda siia MailerLite'i endale, meilihaldusprogramm. MailerLite, ma teen kõrvalaknas lahti ka, on siis selline turundusettevõte, mis pakub lisaks siis sellele, et ta kogub sul meiliaadressi, tegelikult võimalik ka siin neid kampaanialehti luua, vorme kodulehele luua ja nii edasi, et neid võimalusi on siin tegelikult väga palju. Aga mis kõige olulisem on see, et kui sa muidu siis peaksid võib-olla Excelis neid koguma, siis siin saad luua kõik seda turundusautomaatikat, saata kirju nendele, kes on sul siin vormiga täpselt
ära täitnud tere tulemast kiri või siis ka mingi kirjakett näiteks, et sa saadad 3 erinevat kirja ja lõpuks teed mingi pakkumise neile, kes on sul Coming Soon lehega ühinenud või kui sa lisad siia Coming Soon lehele siis selle ajaloenduri, mis ütleb sulle, et 2023 1. jaanuar me veebilehe avaldame, siis sa võid meilihaldusprogrammis ka seadistada ära endale automaatse kirja, tere tulemast, meie veebileht on nüüd avatud, tule nüüd vaata, sinule on nüüd see pakkumine või anda mingi sooduskood talle ja nii edasi, et seda kõike on hästi mugav tegelikult meilihaldusprogrammis. Lood sa need automaatikad valmis, siia kogud sa siis oma meiliaadressid ja nii edasi ja ühendad selle siis veebilehega. Ja kui sa oled siis valinud enda meilihaldusprogrammi siit nimekirjast, võib-olla sul on näiteks MailChimp olemas või sul on ConvertKit või mingi muu koht, kuhu sa neid meiliaadresse siis soovid koguda, siis ta avab siin all aknas eraldi selle koha, MailerLite siis minu puhul, mis ma valisin praegu. Ja nüüd on mul 2 võimalust, et kas ma jätan nagu default ehk siis nagu ma ühendan ära selle meilihaldusprogrammi, salvestan vahepeal selle template'i ka siin ära, mida on hea teha. Coming Soon, save. Nüüd on ta mul siin template'ide all olemas ja vaatan, kas mul on siin veel midagi ei ole. Nii. Ja mida sa võid jätta siis nagu defaultina ühendades ära siis oma meilihaldusprogrammi siis Elementor enda seest, aga ma näitan praegu, et kuidas sa võid panna siit custom ja kui sa vajutad custom, siis siia kohta, ehk siis see on siis nüüd konkreetselt selle vormiga seotud, siis siia kohta sa saad lisada siis API key. API key ongi see nii-öelda tehniline väljend, mis siis ühendab sinu veebilehe teise platvormiga, tavaliselt API key kaudu need kõik asjad käivad. Ja selle API key leiad sa, kui sa logid sisse näiteks MailerLite'i puhul enda kontosse ja otsid siis enda konto alt integration ehk integreerimine ja sealt sa leiad siis selle API key. Tõenäoliselt ka teistel on väga lihtne tegelikult seda API key'd leida ja siia sa peaksid sisestama selle API key, siis ta annab sulle vormide või ühesõnaga gruppide loetelu, kuhu sa tahad seda meiliaadressi koguda ja niimoodi sa oled siis ära ühendanud selle vormi otse endal meilihaldusprogrammiga ja meilihaldusprogrammi kohta me teeme eraldi ka koolituse ja räägime sulle täpsemalt, kuidas seda kõike hallata. Nii et 2 võimalust siis, kas kogud endale praegu kodulehe sisse neid meiliaadresse ja pärast ekspordid ja impordid nad enda meilihaldusprogrammi või sa hakkad kohe sinna koguma. Ma soovitaks tegelikult kohe koguma hakata sinna. Ja võib-olla isegi mõelda juba, et mis see kiri siis tuleb, kui nad liituvad, et äkki nad saavad ka kohe siis sellise teavituse. Ja samamoodi see Coming Soon page võib-olla sinu jaoks ka see, kus sa annadki midagi inimesele vastu, mitte ainult seda, et notify me ehk anna mulle teada, kui su veebileht avaneb, vaid see võib olla ka näiteks, et pane ennast kirja, ole esimene, kes saab teada, kui veebileht on avanenud ja saad kohe ka näiteks mingi e-raamatu või saad kohe mingi tasuta boonuse, mis motiveeriks inimest siis veel rohkem siin kirja panema ennast. Ja nüüd me siis on ära salvestatud see, kontrollime ka, või tähendab, ei kontrolli, vaid ma tean, et see on tehtud, siis ära salvestatud see template ja järgmine samm on see, et me lähme siis töölauale tagasi. Kuna me praegu seda vormi ära ei ühendanud, siis ma ei hakka seda siin tegema. See on avaldama peaks ka muidugi selle template'i. Ja nüüd ma liigun siis siit Elementori ja Tools alla. Ja siin on siis selline koht nagu Maintenance Mode, mida sa klikad lahti. Ja siit sa saad valida, et kas sa paned oma lehe Coming Soon peale või sa paned Maintenance ja mis on see vahe? Coming Soon on siis see, kus sa alles siis avad oma kodulehte. Sa oled praegu ehitamas alles oma kodulehte, see on uus koduleht, midagi uut, mis hakkab tulema. Ja Maintenance on see, kus sa siis parandad näiteks juba avaldatud olemasolevat kodulehte, kas teed mingit uuendust või proovid midagi, või ühesõnaga sa muudad oma kodulehte, mis on juba avaldatud, siis on hea panna see Maintenance Mode peale. Ja mõlemat tunneb ära ka SEO ehk Google, saab aru, kas sul on Coming Soon alles veebileht tulemas või sul on praegu siis korraks pandud pausile see leht ja saab hiljem siis tagasi tulla. Nii et tegelikult mõlema jaoks, sarnaselt nagu Coming Soon jaoks, sa võiksid luua ka endale maintenance põhja valmis ära, et veebileht on hetkel töös. Kui sul on kiire, helista meile, võta meiega ühendust või mingi küsimused, et sa suunad siis selle lehe
kliendi veebilehe külastaja kohe nagu kontaktini näiteks, kus ta saab siis muud moodi teiega ühendust võtta, kui ta näiteks veebilehe kaudu ei saa. Või kui sul on mingi oluline asi, siis sa võid sinna maintenance lehele panna üles ka hinnakirja või mingid muud siis lingid või mingid asjad, kuhu tavaliselt inimesed tahavad kiiresti ühendust saada. Ka sellel ajal, kui võib-olla sina parasjagu lehe kinni hoiad ja tööd teed. Ja praegu siis me võtame siit Coming Soon, aktiveerime, siis on hästi hea asi, mis on Divil või vabandust, sellel Elementoril olemas on see, et sul on võimalus siis jätta kas kõik administraatorid, kes on sisse loginud, näevad siis seda veebilehte ainult või sa saad valida ja anda võimalusi ka näiteks kaasautoritele, editoridele või oleneb, mis kasutajad siia nüüd sulle need Amelia kasutajad on mul tekkinud ühe plugina kaudu, mida ma olen aktiveerinud, ehk siis see on broneeringu plugin ilusal longile, kui tal näiteks on töötajad, et ka nemad siis, kui nad sisse logivad, siis nad näevad seda veebilehte. Sest vastasel juhul, kui ma praegu siit nüüd panen näiteks administraator ainult ja panen Coming Soon ja aktiveerin selle, siis tekib sulle siia punane märge, et leht on praegu kinni, ehk teistele lehekülgedele keegi ei pääse ja kuigi, kui ma siit kõrvalt ise nüüd veebilehte vaatan, siis ma vaatan praegu, mul vist muud lehte tehtud ei olnudki, et ta viskabki, ei ole ikkagi. Siin on siis niisugune nagu põhi, mida ma tegelikult võib-olla veel alles ehitan ja mida ma ei taha, et inimesed näeksid. Aga kui ma võtan näiteks siit nüüd New Incognito Mode ja võtan siit selle URL-i ja panen siia, siis peaks olema see template, mida ma just äsja lõin, olema nähtav kõikidele teistele veebilehe külastajatele. Nii et niimoodi käib siis Elementoriga lood endale põhja, salvestad ja valid siit Toolsi alt Coming Soon, aktiveerid selle ja samamoodi sa võid ka siit siis selle ära lõpetada, paned disable'd ja salvestad muudatused ja nüüd on see Coming Soon ära võetud siis